Viimasel piiril ainult Go3-s. Ainult Go3-s. Tema on Saara Pius. Tema on Alden Kirst. see ma olen. Mina mängin Pauli, tema mängib Liinat. Just. Ja nüüd meil on siin küsimused. Meil on mõned küsimused, mida me hakkame teineteiselt küsima. Oled sa valmis? Ma olen valmis. No lase tulla. Fun fact sinu kohta, mida paljud ei tea. Mina tean nüüd fun facti sinu kohta. Sa käisid just Marokos padelilaagris. Jaa. Väga tubli. Ma tean seda, et sa käisid ka Marokos, aga sa ei käinud padelilaagris. Ei, sa käisid lihtsalt puhkamas. Ma käisin puhkamas. Kuidas sulle Maroko meeldis? Maroko oli päris pull. Esimest korda olin Aafrika mandril. Kas sina ka? Jah, ma ka. Nii, lähme edasi. Küsimus. Mis oli sinu lapsepõlve hüüdnimi? Aldi. Aldi, jah. Mul oli vist Sassu või poisid tegid Sars nalja ka. Sars. Okei. Nüüd on minu kord sinult küsida. Kas sa olid varem relva käes hoidnud ja mis tunne oli? Jaa, olin küll. Ma olin käinud laskmas ja hirmus selles mõttes see esimene pauk on ikka, see on ikka, ma ei arvanud, et see nii suur pauk on. Mina ka ei arvanud. Ma pidin ühe lasu laskma selles seriaalis. Ma ei tea, kas ma tohin spoilida siukseid asju, aga ma lasen ühe lasu. Ma tahtsin olla Stone Cold Killer sellel hetkel. Aga see ehmatas mind nii ära. Meil oli ainult üks teik sellega, nii et eks te saate näha. Ja sul olid kõrvatropid sellega? Ja mul olid veel kõrvatropid kõrvas, aga ma ikka ehmatasin ennast surnuks. Mis on sinul ja sinu viimasel piiril tegelasel ühist? Väga hea küsimus. Ühist? Okei, ma ütlen pigem seda lihtsalt, mis on ühist. Ühist on see, et Paul on tulnud natuke pätist taustast ja ma arvan, et sellega mul on küll temaga ühist, et ma ka olin natuke siuke Tartu gangster, kui ma väike olin. Natukene, mitte väga hull, aga ikkagi veits olin niuke gangster seal Tartus, nii et selles mõttes see on ühist. From the streets, baby. Aga mis on minul ühist Liinaga? Liina on selline tõsine no bullshit naine. Konkreetne ja selline, ma arvan, et ma olen ka, minu kohta on öeldud, et ma olen tõsine, ma ei tea. Ma ei ütleks. Ei või? Nii palju, kui ma sind tunnen. Hästi paljud ütlevad, et ma olen tõsine ja vaikne. Ma arvan, et Liina on ka selline konkreetne, töökas ja talle käib ka närvidele nagu ka mulle, et mind ei võeta tõsiselt, sest et ma olen naine lühikest kasvu blondi juuksega ja selline kena, siuksed asjad. Tegelikult jah, ma ka ütleks seda, et Paul on ka üpris tõsine tegelane ja ma arvan, et ma ise olen ka üpris tõsine inimene. Tõsised inimesed. Ja tõsised inimesed. Tegemas tõsist tööd. Nii, minu kord sinult küsida. Kuidas suhtud politseitöösse nüüd peale selle sarja filmimist? Me käisime enne sarja ööpatrullis õppimas, kuidas see asi käib. Ja juba sellest hetkest mul nagu respekt tõusis mingi laeni, sest et see töö ei ole lihtne, eriti need, kes on nagu öösel teevad öövahetust. See tundub mu jaoks täiesti košmaar, kuidas te jaksate. Et ühesõnaga müts maha teie kõigi ees, kes te seda tööd teete. Aga mul hakkas see niivõrd meeldima, et mul oli siin pärast jõule natukene mingi enese identiteedi kriis. Ma mõtlen, mis ma oma eluga peale hakkan. Ja ma isegi korra vaatasin, äkki õpiks abipolitseinikuks, juba guugeldasin, kuidas selleks saada, juba mõtlesin, et äkki oleks lahe kogemus. Aga ma ei tea, kas ma olen niivõrd tugev inimene ikkagi selleks ametiks. Ja, aga ma olen täiega nõus, mul oli ka respekt lihtsalt tõusis tohutult, eriti just need patrullpolitseinikud, et nende graafikud on väga keerulised ja nende unerütm on pidevalt segatud, sest nad peavad tegema 2 päevast ja 2 öist nädalas või selle tsükli vältel, et see on ikkagi päris jõhker, et respekt, et nad selle kõrvalt veel suudavad oma perega ka aega veeta ja lisaks ka mis mind täiega või mis muutis minu perspektiivi oli see, et kui ma sain nendega kaasa sõita, siis ma sain aru, et me kõik oleme lihtsalt inimesed, et neil on lihtsalt see vorm ja see relvakoolitus, aga need on täpselt samamoodi inimesed nagu me kõik.
et väga põnev sissevaade oli see, et meil oli ikka privileeg saada kaasa sõita. Mul on hea meel selle üle. Mul ka. Sest muidu oleks väga raske olnud tegelikult sisse elada sellesse kõigesse. Et see oli väga lahe. Vaata, et sa nüüd õige vastus ütled. Ja. Kes teie seast sobiks kõige rohkem politseinikuks? Mauri. Of course. Väga hea. Ma arvan küll. Ei, muidugi ma olen nõus. Ja. Täpselt, Mauri. Ma käskisin Mauril öelda, et mina, nii et olgu öeldud. Aga kui meie vahelisest, kes oleks? Sina ikka arvad või? Ma ei tea, sa oled, ma ei tea. No. Ma ei tea. Saaksid füüsiliselt paremini hakkama. Ma ei tea. Võib-olla. Teed, mina jooksen lihtsalt minema. Aga noh, meie trupist oli ikkagi Mauri vist. Mauri on kogenud juba kiirabiajast. Kas sa annaksid oma lapse nimel kellegi üles? Nagu, et kas sa nagu annaksid üles kedagi enda lapse nimel? Keegi on teinud pättust? Jah. Ja mu laps on selleks seotud? Ei. Et keegi on teinud pättust, sina tead sellest ja siis lapse nimel on nii või? Mu laps on ka ohus, ma saan aru. See on ka niiviisi aru vist. Laste nimel ma teeks ju kõike, selles mõttes see on nii keeruline küsimus. See kõik oleneb asjaoludest. Loomulikult ma kaitsen oma last 100%. Siin ei ole nagu küsimustki, aga oleneb kontekstist. Mul ei ole last, nii et ma ei oskaks sellele vastata. Sul on kass? Mul on kass. Kõõrdsilmne kass. Kõõrdsilmne. Heiti Talvik on ta nimi. Ei, kus ma oleks seda fun factiks pidanud ütlema. Jah. Kas seadus on alati tähtsam versus pere on alati tähtsam? Kumb on tähtsam? Mis küsimused? Pere. Sorry. Aga pere jah. Vist küll ju. Vist küll, jah. Pigem vist küll. Nojah, jällegi oleneb situatsioonist. Oleneb situatsioonist, aga noh, pere on ikka ju. Ja, absoluutselt. Läheb tiibiks siin. Läheb väga tiibiks. Muidu ühe toreda kui su tegelane viimasel piiril ei oleks politseinik, siis mida ta teeks? No ta oli endine õpetaja, see talle vist väga ei sobinud või ei meeldinud. Ei oskagi öelda, issand, huvitav küsimus. No äkki sotsiaal mingi töötaja või mingisugune aitab midagi kedagi, ma ei oskagi öelda, jah, mingi sotsiaalteema äkki. Maybe? Jah, see tundub väga loogiline. Don't know. You? Jaa, ma olen mõelnud selle peale küll tausta mõttes, et mehaanik, kuigi tal endal autot ei ole selles seriaalis, aga sa sõidad ju rattaga. Ma sõidan rattaga kogu aeg, rattamehaanik. Ei, aga ma arvan, et mis oleks võib-olla juhtunud on see, et kui tal ei oleks olnud perspektiivi, siis kaitseväest oleks ta nagu loomulikult lihtsalt läinud edasi nagu sõjakooli. Täitsa nii, kõlab nii. Vaadake sarja. Vaadake sarja 19. märts viimasel piiril. Ainult Go3-s.